Selle õppevideo teema on murdvõrrandid ja kõigepealt vaatame, mis on murdvõrrand. Et võrrandid, mis sisaldab tundmatud murru nimetajas, nimetatakse murdvõrrandiks. Siin mul vasakul pool toodud paar näidet, millised võrrandid on murdvõrrandid. Ja nagu te näete, siin on X ehk tundmatu nimetajas ja see võrrand on murdvõrrand. Kui nimetaja on olemas, aga see on ainult arv ilma X-ita, siis see ei ole murdvõrrand. Antud juhul siin on lineaarvõrrand, see teine on ka lineaarvõrrand. Ehk murdvõrrandid on ainult sellised, kus X asub ka nimetajas. Ta võiks olla ka lugejas, aga kindlasti peab olema nimetajas. Ja nüüd me vaatame praktikas, kuidas murdvõrrandid lahendada. Esimene ülesanne ja siin on vaja lahendada võrrandid. Tuvastame kõigepealt, mis võrrandiga tegemist on, et kuna siin on X nimetajas, siis see on murdvõrrand. Ja reegel murdvõrrandi lahendamiseks on selline, et esimese sammuga me toome kõik liikmed vasakule poole, nii et paremal jääb 0. Siis see, mis oli vasakul, see jääb. Aga see 10 vastupidi märgiga tuleb teisele poole viia. Nüüd +2 miinus 10 me liidame kokku. No, antud juhul me need ikkagi lahutame. Tulemus on -8 ja see kõik võrdub 0. Edasi me tegutseme samamoodi, nagu meil oleks 2 harilikku murru ja need on vaja lahutada. Lahutamine toimub nii, et leitakse ühene nimetaja. Ühene nimetaja antud juhul on see sama nimetaja, mis on esimese murru nimetaja. Siin rohkem midagi ei ole. Kui 8 jaoks te tahate nimetajad ka panna, siis te alati võite lisada murdjoon ja 1 all. Siis täisarvust saab teha murdarvu, kirjutades lihtsalt nimetajas 1. Ja ühene nimetaja on. Järgmine riida ma kirjutan niimoodi. Ma juba kasutan ühist murdjoont ja see sama nimetaja, mis oli esimese murru nimetaja, ma kirjutan siia. See tähendab, et esimene murd me ei pea korrutama mitte midagi, mitte millegiga ja võib kirjutada, et me nagu korrutame 1-ga. Teine nimetus, et me laiendame 1-ga. Ja 8 me peame korrutama või laiendama selle sama nimetajaga, mis on ühine. Teisel pool on siin 0, aga siin on niimoodi, et 4 korda 1, no ma lihtsalt kirjutan 4 ja siin on 8 ja 3 pluss X me selle 8-ga korrutame. Järgmine samm, avame sulud üleval. See tähendab, et me 8-ga korrutame 3 ja korrutame X-i ja mitte ainult 8-ga, me kasutame ka miinus, mis on 8 ees. Ehk see on 24 ja miinus 8 X-i ja murdjoon ja nimetaja on all. Järgmine samm. Kuna meil on ainult üks murd vasakul ja selle murru väärtus on 0, see on võimalik ainult siis, kui selle murru lugeja on 0. Ja nimetaja vastupidi, ta ei saa olla 0. Ja seda olukorda ma nüüd kirjutan niimoodi. Ma ei kasuta enam murdjoont. Ma kirjutan nii, et selle murru lugeja. No ma siin ei ole veel koondanud sarnased liikmed. Et selle murru nimetaja on 0 ja lugeja, ja nimetaja vastupidi ei võrdu 0-ga. Ja ma seda kõik ühendan loogsuluga.
See tähendab, et see, mis on mul allkirjas, see on tingimus. Siin on niimoodi, et x tegelikult ei saa olla -3. Muidu meie nimetaja muutub nulliks, aga nulliga jagada ei saa ja siis ei ole võimalik midagi siin edasi lahendada. Ja see on nagu tingimus, mis me kontrollime lõpus, kas meie vastus on -3 või ei ole. Kui ei ole, siis see vastus meile sobib. Kui see vastus, mis me saame lõpus, on -3, siis see vastus meile ei sobi. Aga edasi me tegelikult lahendame seesama võrrand, mis tekkis siin. 4 miinus 24 ma koondan ehk lahutan. See on selline lihtne lineaarvõrrand. -20 läheb teisele poole, muutub 20 ja me peame jagama -8. No siin väga tahaks 4-ga. No miinus siin 2,5 nagu ma näen, jah? Jah. See vastus meile sobib, sellepärast, et see ei ole -3. Ja me kirjutame seda, et see on meie vastus. X võrdub -2,5. Sama meetodid, sama reeglid me kasutame nüüd, et lahendada teist võrrandit. Nüüd esimene samm on siin tehtud, ehk paremal pool on 0. Ja edasi me liidame 2 murru. Ja liitmine, kui meil on harilikud murrud, liitmine käib niimoodi, et me leiame ühest nimetajad. Ja ühene nimetaja siin, see on korrutis. Me korrutame esimese murru nimetaja teisega. No 3 ma kirjutan ette, niimoodi on minu jaoks mugavam ja ilusam, aga võib olla ka vastupidi. Ja kui me laiendame murrud, siis me seda esimest peame laiendama 3-ga ja teine murd 2 pluss x-iga. Ja seda kõigest, need korrutised me kirjutame nüüd selle murru üleval pool. No 3 mul on jälle ette kirjutatud korrutises. Mis juhtub edasi? Kuna vasakul pool on juba üks murd ja selle murru väärtus, nagu on näha, võrdub 0, siis me juba kirjutame eraldi. Selle murru lugeja võrdub 0 ja selle murru nimetaja ei võrdu. Ma veel sulud ei ava, aga võib juba tegelikult seda teha, kui te oskate hästi, siis selles sammuga võib juba sulud lahti teha. Selle murru lugeja on 0 ja selle murru nimetaja ei võrdu 0-ga. Kõigepealt vaatame, mis tingimus meil tekkis, mille x-i jaoks see nimetaja on 0. Kui x võrdub -2, siis x ei saa olla -2. See on meie tingimus. Aga edasi me lahendame võrrand, mis on üleval ja avame sulud.
9 pluss 3x pluss 4 pluss 2x võrdub 0. Võtame kokku või koondame sarnased liikmed. 13 pluss 5x. Võrdub 0. See on lineaarvõrrand. See tähendab, et kõik x-iga on ühel pool ja x-ita on teisel pool. Ja me jagame nüüd 5-ga. Viimane samm on selline. Ja tulemus -2 ja -6, -2,6. Mis ei ole -2. Ehk see vastus meile sobib ja kirjutame vastus x võrdub -2,6. Proovime nüüd järgmist teha. Järgmine on natukene keerulisem. Sellepärast, et siin tekib juurde veel üks samm, mis on vaja teha enne, kui me hakkame ühest nimetajat leidma. Et mõnikord nimetajad on sellised, et on vaja need tegurdada. Ja tegurdada siin vaja seda esimest. Ma kirjutan nüüd valemi, et kuidas ma seda hakkan tegurdama, et meil oli selline korrutise abivalem. Ja praegu meil on see pool ja meie peame kirjutama niipidi. Esimese murru nimetaja tegurdame ja siis tekib selline nimetaja x miinus 2, x pluss 2. Miinus teine murd jääb samaks. No ja õnneks meil on 0 juba paremal pool, ei ole vaja midagi viia vasakule. Nüüd, mis on ühene nimetaja? Mina juba panen pika murdjoon siia. Ja ühene nimetaja, see on esimese murru nimetaja. Kui selle teise murru nimetaja oleks teine, mitte samasugune nagu seda osa, et vaadake, see on sama ja see on olemas juba siin. Ja kui me ei kirjuta seda sama osad 2 korda, kui osa on samasugune, see sulg on samasugune, mis on x-iga, siis me kirjutame üheses nimetajas seda ainult 1 kord. Sellepärast see ongi selle esimese murru nimetaja ühene nimetaja. Nüüd laiendame. Kuna esimese murru nimetaja on täpselt sama nagu ühene nimetaja, siis me laiendame esimene murd 1-ga. Teine murd me laiendame selle osaga, mis tema nimetajas puudu võrreldes ühese nimetajaga. Ehk me laiendame x pluss 2-ga. Kirjutan tulemuse 4 miinus 1 ja sulgudes x pluss 2.
Murru nimetaja on selline ja võrdub 0. Samamoodi nüüd kirjutame, et see, mis on üleval, võrdub 0 ja see, mis on all, ei võrdu 0. Ma võin avada sulud hiljem. Kes oskab, võib kohe avada. Ehk murru asemel nüüd kirjutame sellist süsteemi. Kõigepealt tingimused. Esimene sulg. Siit tingimus on selline, et x ei võrdu 2. Ja teine sulg. X ei võrdu -2. Muidu see sulg on 0. Lahendame nüüd esimest võrrandit. Avame sulud. Korrutasin -1-ga x ja 2. Siis võtsin kokku ja sain, et x võrdub 2. No ma võin kirjutada ka niimoodi, et mul jäi -x vasakul ja -2 siis paremal ja ma pean siis korrutama jagama -1-ga ja x võrdub 2. Mis nüüd juhtus? Me saime 2, aga meil on tingimus, et x ei saa olla 2. See tähendab, et see lahend meile ei sobi ja kuna muud lahendid meil ei ole, siis vastus, et lahendid puuduvad. Lahendid puuduvad. Et selline lahend ei sobi, sellepärast nimetaja siis võrdub 0-ga, aga 0-ga jagada ei saa. Et 0 ei saa olla all. Vaatame veel ühte. Järgmine võrrand. Siin on jälle niimoodi, et paremal pool ei ole 0, siis me tõstame kõik see, mis on paremal pool, vasakule poole. Ja see murd, mis me tõstame, tema märk muutub vastupidiseks. Järgmine samm, me leiame ühest nimetajat, aga enne seda peame ikkagi vaatama, kas meie nimetajad vajavad tegurdamist või mitte. No siin ei ole vaja, sellepärast, et see 3 on juba tegurdatud. Tegurdamine tähendab, et on esitatud korrutisena ja seda sammu siin teha pole vaja, see on juba tehtud. Siis järgmine samm ühene nimetaja. Ja ühene nimetaja, see on nagu rong ja see rong koosneb vagunites ja vagunid on murrude nimetajad. Kõigepealt see osa, siis see osa ja see osa juba oli, siis me teine kord seda ei pane ja see osa ka juba esimese murru nimetaja, seda ka me teine kord ei pane, siis
2 vagunit ainult. X on esimene, X pluss 1 on teine, võib olla ka teises järjekorras, aga niimoodi on mugavam, kui X on esimesel kohal. Ja siis on juba sulg. Peame laiendama. Me laiendame selle osaga, mis murru nimetajas puudu võrreldes ühese nimetajaga. Ehk siin peab olema X, siin X pluss 1, siin ainult 1, sellepärast, et selle murru nimetaja on täpselt sama nagu ühene. X korda X on X ruudus, miinus. Ma siin veel sulud ei ava. Ma teen seda pärast. Võib-olla natukene siin väiksemaks teen. Vot nii. Nüüd samamoodi nagu me enne tegime, me kirjutame eraldi nüüd, mitte murruna, aga murru lugeja võrdub 0, murru nimetaja ei võrdu. Ei võrdu. Kõigepealt tingimused. X ei saa olla 0. Seda ma võtsin siit. Ja siit tingimus, et X ei saa olla -1, muidu see sulg on 0. Nüüd ma lahendan esimest võrrandit ja ma proovin sulud lahti teha, aga kuna siin on miinus, siis ma ikkagi jätan sulud, aga teen siin korrutis. Ma teen siin korrutis, aga jätan see korrutis iga sulgudes. Jätkan siin, X ruudus, miinus. Nüüd ma teen korrutis niimoodi, et ma iga element esimeses korrutan iga elementiga, mis on teises. X ruudus, niimoodi pluss oli, pluss X, miinus X, miinus 1, miinus 1 võrdub 0. Avan nüüd lõplikult sulud, X ruudus, miinus X ruudus, siin kondan X-id, pluss 1, pluss 1, miinus 1 ja see võrdub 0. Mis nüüd siin juhtus, et X ruudus, miinus X ruudus me kondame ja pluss 1, miinus 1 me ka kondame, ehk vasakul pool tekkis ka 0. 0 võrdub 0. Null võrdub 0. See tähendab, et meil see võrdus X-ist ei sõltu. Et siin sobivad kõik arvud, mis me teame. Ja kõik arvud, mis me teame, me nimetasime teiega reaalarvudeks. Kursuse alguses seda oli meil õpitud. Et kõik arvud, mis me matemaatikas, kooli matemaatikas kasutame, asuvad seal hulgas. Aga siin ei sobi ainult 2 lahendid. Need on need. Ja siis vastus saab kirjutada niimoodi, et X kuulub vastus, X kuulub reaalarvude hulka, välja arvatud
0 ja -1. Ei pea niimoodi vormistama vastust, võib ka kirjutada sõnadega, et kõik arvud sobivad, aga ei sobi 0 ja ei sobi -1. Ja viimane ülesanne, mis ma tahtsin teha, on selline, et see 1, mis on paremal pool, me peame tõstma vasakule poole. Nüüd meil on y, mitte x, aga ikkagi tundmatu. Ühene nimetaja. Ta koosneb nagu rong ja koosneb vagunites. See on esimene vagun, mis mul roosaga märgistatud ja see on teine. Rohkem meil siin midagi ei ole nimetajates. Laiendame nüüd. Esimene murd y pluss 4-ga, teine murd y miinus 2-ga ja 1 terve selle ühese nimetajaga. Mul nüüd vist liiga vähe ruumi siin. Ma kirjutan nii, et ma veel sulud ei ava. Üks ma siin ei kirjutanud, aga võin ka panna. Kes tahab, paneb ka. Järgmine samm. Selle murru nimetaja ei võrdu 0-ga ja selle murru lugeja võrdub 0. Nüüd ma arvan, et ma ikkagi avan juba sulud, muidu mul ei ole siin nii palju ruumi, see ülesanne on natukene pikem. Et ma seal lugejas avan juba sulud. 4y pluss 16 miinus 3y pluss 6 ja see miinus siin ma avan sulud, aga ma teen korrutised, et y ma y-ga ja 4-ga korrutan ja 2 miinus 2 y-ga ja 4-ga. Y ruudus pluss 4y miinus 2y miinus 8. Ja see kõik võrdub 0. See on meie murru lugeja ja see võrdub 0, aga murru nimetaja ei võrdu 0-ga. See tähendab, et x ei võrdu 2-ga ja x ei võrdu miinus 4-ga. Nüüd me tegeleme esimese võrandiga ja avame lõplikult sulud. Ma kirjutan siia. Ma võtan juba kokku 4y ja 3y, see on lihtsalt y. Muidu mul siin ei mahu. See on y ja 16 pluss 6 on 22. Ja see miinus, mis sulu ees, muudab kõik märgid, kui me avame sulud. Kõik on vist hästi. Miinus, pluss. Ja. Nüüd tekkis meil ruutvõrand tegelikult, ei ole enam lineaarvõrand.
ja y-id ma võtan kokku, aga miinus y ruudus jääb üksinda siin. Y miinus 4y pluss 2y on siis miinus y ja 22 pluss 8 on 30. See on ruutvõrrand. Ruutvõrrand me lahendame kasutades valemid. Mitte y, b ikka. Kirjutan kõigepealt lahti koefitsiendid. B on miinus 1 ja C on 30. Ja leiame diskriminant D valimiga. B ruudus miinus 4 korda A korda C. Miinus 1 ruudus 4 korda miinus 1 korda 30. Üks pluss 120, 121. 121. Siis x1 võrdub miinus b pluss ruutjuur d jagatud 2a-ga. See on siis 1. Üks pluss ruutjuur 121 on 11 ja 2 korda miinus 1 on all. See on siis miinus 6. Miinus 6. Ja teine samamoodi arvutame, aga miinusega üleval ja vastus on 5. Ja mõlemad sobivad meile. Miinus 6 ja 5, kuna piirangud ainult sellised, et y ei saa olla. Aga meil ei ole x-id, meil on y-id ikkagi. y1 ja y2. Et y ei saa olla 2 ja miinus 4, aga meie vastused on siis miinus 6 ja 5 ja mõlemad sobivad ja need ongi selle võrrandi lahendid.